Jaa, et vaat need küsimused, millele teil vastuseid ei olnud, ma küsisin neid tegelikult ka Rahandusministeeriumist, aga vastuseid ei ole siiamaani tulnud, et ilmselgelt on need näitajad nii katastroofilised, et kuidagi ei taheta seda paberile panna. Ja mis puutub teedeehitusse, sinna minevast rahasse, siis teate, teedesse pidid juba ammu minema aktsiisid, mida ka tõsteti, ja teedeehituse raha on olnud nagu kogu aeg eraldi rea peal. See, et oma läbikukkumist praegu püüate ilustada sellega, et oi, näed, me anname teile, paneme selle nüüd, hakkame teedesse panema. No ei usu. Aga teine küsimus on see, et natuke teisest ooperist, et juba pikemat aega on Eesti inimesi tabanud telefonipettuste laine, mis viib igakuiselt inimestelt petturite taskusse 10 miljoneid eurosid. Suurte kõnekeskuste jäljed viivad Ukrainasse, kus siis ilmselt osavalt on värvatud ka nüüdseks head eesti keelt rääkivaid kaastöölisi ning pettukõned küll MTA, siis Maksu- ja Tolliameti, küll Omniva, Eesti Energia, kullerfirmade nimel tulevad juba valdavalt Eesti telefoninumbritelt. Sotsiaalmeedias on jagatud kuvatõmmiseid ja videoid nende telefoninumbrite ja kõnedega ning tundub, et asi on läinud absoluutselt üle igasuguste piiride ja meie inimesed on rahvusvaheliste petturite eest täiesti kaitsetud. Eriti saavad pihta üksikud vanainimesed ja ühiskonna haavatavamad liikmed, kes pole võib-olla kõige digipädevamad ja usaldavad riiki ja riigi nimel tehtavaid petukõnesid ja kirjutatud e-kirju ja annavad oma pangakoode kurjategijatele. Ja nagu ma juba ütlesin, petturid on osavad ja halastamatult ning kõik on juba täiesti epideemiline. Riik, kes peaks oma struktuuridega oma kodanikke kaitsma, on jätnud nad täiesti kaitseta ja petturid on teavitustest alati sammu võrra ees. Meil ehitatakse nüüd küll suurelt üles totaalselt jälgimisühiskonda ja rajatakse kaamerate võrgustikku, aga siinkohal tundub, nagu elaksime kiviajas. Mitte mingid riigipoolsed huvi nende suurpetturite võrgustike välja selgitamiseks ja kahjutust tegemiseks ei ole märgata. Kas tegemust on lihtsalt suutmatusega või siis hoopis soovimatusega probleemidega tegeleda, kuna ma ütlesin, suured kõnekeskusid ja petturite võrgustike juhtorganid asuvad väidetavalt Ukrainas. Ja sinnapoole vaadata ju ei tohi või siis on ka meie riigi ressurss, eks ole, seda meeletut korruptsioonipesa ja seda kuritegevuse pesa sealt üldse nagu lahendama hakata, liiga väike. Kas valitsus kavatseb ses osas midagi ette võtta, jätkubki see samamoodi edasi, et Eesti inimeste raha voolab karistamatult 10 miljonite kaupa kuus rahvusvaheliste petturite kaupa? Aitäh, Helle-Moonika Helme. Aitäh. Kõige lihtsam on ju alati vaadata, et kes sulle helistab, et seda ka kontrollida järgi sealt, kus see on, eriti kui küsimused on igasugustele kahtlastele küsimustele mitte vastata ja ütleme ka veebiteel kindlasti ei maksa oma PIN-koode või midagi muud jagada, et kindlasti pangast ei helistata, et kontrollida inimese arvel toimuvat, ja ärevuses on väga lihtne ka tekkima selline olukord, kus inimesele öeldakse, et tema lähedane on sattunud õnnetusse, nüüd on vaja kohe raha. Nii et selle jutu mõte on see, et need pettused on ära hoitavad. Ise tuleb olla ka tähelepanelik ja me kõik peame seda tegema, kõik kaasa arvatud. Jaa, see, mida Moonika üritas siin märku anda, on see, et peaministri jutu järgi on kogu mure vaja inimestel endal lahendada ja riik lihtsalt annab meile soovitusi, kuidas kuritegevusega võidelda, et see tegelikult nii käima ei peaks ühes normaalses toimivas riigis.